kui hea. Jopelle, pide piipapa, du-du-du, tšau kõigile. Opa, tšau. Jälle sa helinesid. Lõpeta ära, sa oled lihtsalt liiga vara kohal. Kuule, meie põlvkonna inimesed tulevadki natuke pisut varem. Issand, mis kakukesed need on? Sa tahtsid kästi öelda, on ja? Kakukesed, jaa. No sa vaata, kui armsad, eks ole. Et tegelikult on need maitseleivad. Väga vahva. Ja väga minulikud muuses. Tundub, et täna sööme hästi. Siin on muuses, ära sa karda nüüd selle gluteenilaksu ka nii koledalt, et siin on tegelikult odrajahu karast ja täisterajahu ka, eks ole. Siin on näiteks pinati, fetajuustu, imeline, suitsukana ja juustuleib ja siin suitsukanas on ka täistera nisujahu. Kuule, mina pidin siia tegema maitse või? Nii, ja aga täpselt, kus sa maitse või nüüd on? Vahetan riided, kohe tulen. Selge. Kuule, väike idee. Nii. Hoopis siia leivakeste kõrvale. Või vahustame ära, paneme korralikult helmantsit ja hops, vaatame mingi maitse. Tüümian äkki või? Äkki tüümian väikene rosmariinikene? Tüümian paprika. Selge. Selle kombinatsiooni. Ma hakkan tegema. Hakka tegema, jah. Kui keeruline seda filotaigent on niimoodi küpsetada? Tead, jah, ta tegelikult ongi keeruline. Päriselt ka. Sa vaata, kui krõbe ta on, kui õrn ta on, kui kerge ta on, aga et saavutada tegelikult kergust on vaja väga detailselt, väga filigraanselt seda teha. Vaata, Joel, kui sa nüüd vaatad, siin on mitu kihti. Siin on 3 erinevat kihti. Iga kiht tuleb eraldi lõigata välja taimest. Ruudukeseks. Ja see tuleb, iga kiht tuleb võiga määrida, teine peale, jälle võiga, 3. peale, jälle võiga ja siis muidugi modelleerimine nii, ja siis on küpsetamine ja tulemus on muidugi fantastiline. Selle roa nimeks panin mina tehas ja köök, ehk siis see on tulnud Gustavi tehasest ja meie teeme siia juurde sellise kreeka jogurt, kitsejuustu kreemi, paneme siia head forellimarja ja siia tuleb üks minu lemmikkomponent, mis on ka õielemmik. Ma arvan, et sa minu käest oled seda maitseda saanud. See on mango, tšilli, küüslaugu, kraitikene tuleb siia veel kõige tipuks ja natukene loomulikult rohelist ka. Issand, ma tegelikult tahtsingi seda. Sa tahtsidki? Jah, tahtsin, jah. See on koostöö. Sa tegid midagi, me teeme siin köögis midagi, ongi tehas ja köök. Vot, kuule, aga sa oled nende toodetega vist kursis, sa kasutad neid tehasest? Jah, loomulikult mul on tere vahukoor, ainult et Joel, minul on niisugused ämbrid ja need on niisugused tarbijasõbralikud pakendid ja täpselt ma vaatan, et sul on seal vanilje kohupiim ka, meie ka tarvitame kohupiima, aga jälle suurtes nõudes, suurtes kastides, et väga hea firma muuses. Okei, kuule, aga hakkame siis Facebookist väljastama. Jah. Head sõbrad, ääretult hea meel on teid tervitada siin restoranis Aplaus. Käima läheb köögikohin 7. episood. Ei hakka salgama, et nii võimast piletimüüki, piletitaskus köögikohinatel polegi olnud. Minu tänaseks saatekülaliseks on, ma julgen öelda, ääretult karismaatiline naisterahvas, väga hea käega. Kulisside taga räägitakse, et naisterahvas, kes saab oma järgmised retseptid üldsegi kosmosest, mitte siit maa pealt. Julgen teda nimetada vähemalt üheks oma emadest, ääretult suure
kogemusega ja julgen öelda Eesti kõige parem kondiiter Õie Britson. Teeme talle suur aplausi. Nagu ma juba ütlesin, siis jah. Püha Jeesus. Püha Jeesus. Aitäh sulle, Õie, et sa tulid köögikohinatesse. Köögikohinaid me teeme ikka selleks, et saada rohkem teada nende persoonide kohta, kes siin käivad, kuidas nad oma elu elavad, kuidas nad seda tasakaalus hoiavad ja suuresti me räägime tegelikult kokanduse kulisside taga toimuvast. Aga Õie, sinuga me räägime täna natuke veel laiemalt. Sest olgem ausad, köök on sinu jaoks kindlasti jäänud natukene pisikeseks. Sa oled natukene suurematel pindadel, julgeks öelda, isegi nagu tehaseid teinud, neid pidanud, sinu käe all on töötanud rohkem kui 200 kondiitrit. Aga esimene küsimus, kuidas sina, Õiekene, siis sattusid sellisesse valdkonda? Tere õhtust. Ma pean teile nüüd kohe siin alguses väikese saladuse reetma. Ma olen õppinud seda eriala kõrgtasemel. Ma olen tegelikult toidutehnoloog kõrgharituna. Kui te mõtlete, et me teeme siin neid saateid ja teeme neid tehaseid, mida me teeme ainult kondiitri valdkonnas, siis see on tegelikult vale. Ma tegelikult olen oma diplomi omandanud restorani direktori erialal. Ja see on aplausiga. No seda direktori mentaliteeti on tegelikult ju tunda. See kondiitri eriala lisandus sellele, et ma selle toiduainete tehnoloogia omandasin päris cum laude, nii et ma sain ka otse Leningradi suunamisega, nii et ma tegelikult, mulle meeldib see eriala, mida ma teen ja nüüd viimased aastad olen ma lihtsalt saanud sellest ka ennast nagu ütleme, välja elada ja neid souste seal väga pikalt maitsta. Sellepärast ongi, et see on tegelikult väike niisugune saladus. Paljud ei teadnud seda, ma ei ole seda ka kuskil nii väga presenteerinud, las ta jääb sinna siis kondiitri maailma tasemele, aga tegelikult teie nüüd seda teate. Ma olen kondiitri elu nii pikalt ja põhjalikult ja professionaalselt endast välja elanud ja ütleme ka tehastes ka peakondiitritena olnud. See on tegelikult meil niisugune teine haru olnud. Alguses ma olin hoopis midagi muud. Ja päris alguses, kui sa küsisid, eks ole, kuidas sa üldse sinna said, siis tegelikult ma rabus ei teagi, kuidas ma sinna üldse sain, sest tegelikult ma läksin õppima Tallinna lavakunsti kateedrisse. Ma läksin tegelikult lavakas koos Kibuspuuga näitlejaks õppima. Ma ei tea, kui kaua sa seal olid, aga midagi on sellest ka ju külge jäänud. Nii naljakas ka seega ei ole. Me tegime Jüri Krukov ja Urmas Kibuspuu ja mina me olime koos kursusel, ühel kursusel. Nemad läksid edasi, minul tuli elu vahele. Nii et niisugune keerdkäike, mida keegi nagu väga ei tea ka. Aga sealt edasi tuli juba elu vahele, sealt edasi ma lihtsalt pidin käima koolist kooli. Mul on 7 diplomit erinevat. Ma olen väga palju koolis käinud, ma olen võib-olla kogu elu koolis käinud. Ma olen ka kõrgharitud kunstnik, kui te tahate teada. Nüüd sa materdad, minul pole ühtegi haridust ega tunnistust, nüüd sa materdad siin oma 7 diplomiga. Mul on ka traktoristi ja kombaineri paberid. Ma ei viitsi neid ette lugeda, mis seal kõik on, aga teate, ma ütlen sulle ka ilusti, Joel, mul on ka pikem elu. Ja kui sa pikalt elad ja sa elad seda kirega, siis ühel päeval, kui ma enam midagi ei õppis, ma järelikult olen 3 päeva surnud. On ju nii? Mina ei kirjuta siia alla. Sa oled tõeline kondiitrimaailma selline Jack Norris.
et natukene nagu kõike on sinus. Ma ei tea, palju neid traktoristi pabereid on vaja näiteks tänases tehases. Ei ole üldse vaja. Aga samas? Roklaga, kui sa tood kaupa sisse? Ei too. Aga ma ütlen ka seda, et kõik need diplomid on ka minu elu rikastanud ja teinekord, eks ole, kui jälle kuskil suure seltskonna ees nagu räägid, siis päris kuramuse põnev on rääkida, et jah, näed sa, ma olen ka Rüütliga koos olnud ja ma olen Aapo Pukiga koos olnud ja see on ju tegelikult ju päris niisugune rikastav kogemus ja elu ja kui sa saad seda ka teinekord jagada ja lastele rääkida, siis see on kuramuse põnev. Ja. Kuule, siia sobib üks aplaus jälle. Ja. Sul oli ikkagi valida päris mitme ameti vahel, ma saan aru, aga lõppude lõpuks sa valisid kondiitri ja selle, et kuidas siis või kuidas tahad sa? Ei no ma läksin ikka seda toiduainete tehnoloogiat ikkagi omandama ja ma tegin selle asja ära ja ma olin ka mõni aeg restorani direktor aga ma tahtsin nagu veel midagi süvendatult. Mul tuli mingisugune ajahetkel ma tundsin, et mulle meeldivad kaunid kunstid. Kaunid kunstid. Ma ütlen päris ausalt ära, mulle meeldivad ilusad autod, mulle meeldivad ilusad naised. Ma näen alati naistes õige huulevärvi ära. Ma näen alati meestel tema õige kinga ära. Mulle meeldib ilu, mulle meeldib kunst, ma olen seda väga palju õppinud. Ma olen 3 kunstikoolis käinud, mulle meeldivad värvid, mulle meeldib perspektiiv ja vot sealt kohast ma siis hakkasin nagu mingisse ühte kohta ennast kokku koguma ja selleks saigi toidukunst ehk siis kondiitrikunst ja ma tegelikult ka, ma armastan seda jäägitult ja ma olen ka järgneva elu kõik pühendanud sellele, et seda elukutset populariseerida, seda nagu öeldakse, lavale tuua, seda presenteerida. Noh, te saate aru isegi, et ma 4 aastat olen seda elukutset nagu presenteerinud ekraanil ja eriti mu armas Gustav. Siin on suurepärased mehed on siin täna saalis, läbi kelle on sündinud, mina ikkagi võin öelda seda ka, et on sündinud ikka Eesti ainulaadne ja kõige kirkama ajalooga kondiitritööstus Gustav. Aga enne kui sündis Gustav, sinna vahele kindlasti mahtus palju tegevusi, äkki võib-olla näiteks esimene kondiitri valdkonnas olev koht, kus sa olid või kus sa sellise nagu esimese jälje maha jätsid? Ma tegin ise oma nimelise. Ma tegin oma nimelise pagaritööstuse, ma olin siis noor muidugi, see ei kestnud pikalt, see kestis 8 aastat, aga see oli õndsal Vene ajal, see ei kestnud pikalt 8 aastat on ikka päris pikk aeg. Ja 8 aastat, see oli ikka väike aeg. No see oli siis, kui Urmas Sõõrumäe käis särke Viru juures müümas, eks ole, siis mina tegin endale kondiitritööstust. Et see oli niisugused ajavahed on seal ja see oli 8 aastat ja see oli minu enda nimeline aga ta lõppes väga proosaliselt ära, polnud töötajaid, kõik. Vau, natukene tänapäevaga ju ka natuke sarnane. Aga arves seda, ma olin maainimene ja maal ei ole lihtsalt töötajaid. Siis peale seda, kus sa siis liikusid? Siis olid niisugused, ma pean ka seda ütlema, et siis kui Eesti ennast nõnda nimetatud, ma ei tea, mingisugune loll mõtlemine, et me laulsime ennast vabaks, no kes seda lollust usub, aga ikkagi, eks ole, et tollel ajal mind Eestis ei olnud, ma tegelesin kõige muuga peale vabadusvõitluse. Äriga tegelesin, jah. Et hullu äriga muidugi, jah. Tahad sa sellest rääkida? Ei taha. Minge käbi ei kuku ja siis kuulete hullumeelsust asju, mis seal kõik on. Aga siis olid niisugused ajad, kui minu enda ettevõtte nagu otsa sai, noh, sai otsa siis lihtsalt. Kandsin 1 miljoni pankrotipesasse
ja sinna ta läks ja aga siis nagu sai nagu jälle edasi mindud püst jala ja niisugune noore inimesena veel siiski ja siis ma töötasin üks aeg üsna pikalt Oleg Grossi juures. Rakveres? Jah, et mulle väga Oleg meeldib nii mehena kui ka ärimehena. No tal on helikopter, kellele ei meeldi? No kes helikopter, alles lendasime seal helikopteriga, eks ole, põlva peal. Et jah, ma olin Olegi juures, me tookord ehitasime üles Grossi kondiitritööstuse praktiliselt nullist, sest Grossil põles kondiitritööstus maha. Kui palju oli töötajaid? Seal oli natuke pealt 200. Ikkagi suur tootmine. Ja ma olin seal peatehnoloog. Ja sealt ma siis liikusin juba mujale jälle. Oled sa kogu aeg teinud sellist nagu tippkondiitrit või on sinna vahele jäänud ka, või on seda pagari osa ka sinus olnud? Ei, no ma olen ikka high levelil kogu aeg teinud, et mis ma seal ikka, et mis me siin ikka salgame. Ei salga? Ei salga jah, ikka high levelit olen kogu aeg teinud. Mulle meeldib näha õiget asja, mulle meeldib õige tooraine, mulle meeldib õige emotsioon, mis inimene sellest saab, mida ma loon. Ja ma ei ole ma ei ole tundnud, et sina ja Siim oleks mind survestanud minema alternatiividele. Me oleme Siim seda väga hästi teinud, ta ei ole aru saanud. Et tegelikult ma ei ole ennast reetnud, enda maitset, enda toidufilosoofiat, ma ei ole seda reetnud. Ma tahan ikka seda, mida ma tahan ja mida ma näen ja mida ma tunnen. Kust Õie Britsoni sellised ideed siis tulevad? Kust need nii-öelda teosed sünnivad? No me ei saa ju salata seda, et mul on ikkagi käidud pikk elutee ju. Mul on ikkagi käidud pikk elutee ja mulle meeldib kõigepealt, mis mulle ei meeldi. Mulle ei meeldi teiste kopeerimine. Ja, mulle ei meeldi teiste kopeerimine. Mulle ei meeldi alternatiivtoiduained. Juustulaadne, šokolaadilaadne, lihalaadne. Mulle ei meeldi see. Mulle ei meeldi see sõna ka, nii nagu mulle ei meeldi sõna tagasihoidlikkus, sest minu sõnavaras sellist sõna ei ole. Mis kuradi tagasihoidlik? No te vaadake naisi siin saalis, need kõik kõlisevad lausa imelised, ilusad naised. Teie jaoks ei ole seda sõna tagasihoidlik. See on mingi kuradi Vene ajal välja mõeldud, kolhoosnikele välja mõeldud sõna. Te olete, vaadake, millised säravad naised siin ja mehed siin saalis on. Ei ole vaja kasutada seda sõna tagasihoidlik. Mis tagasihoidlik? Te olete säravad. Teie elu on särav, auto on ilus, elu on ilus, lapsed on säravad. Teeme meile kõigile ühe aplausi. Teeme ühe väikese pausi ka ja mitte väga tagasihoidliku pearoa serveerime. Ja siis tuleme tagasi. Kuidas siiamaani maitsenud on? Jaa. Natukene enne omavahel lobisesime, Õie. Sa rääkisid väga põnevalt Õie Britsoni meisterklassidest, mida sa siin teed. Räägi natukene paari sõnaga sellest ka. Kas inimesed saavad tulla sinu juurde ja sinu käe alla õppima siis kondiitri teoseid? Ei saa. Ei saa? Ei saa. Väga lihtsal põhjusel. Mida kuradit? Jah, midagi teha ei ole, kuradile. Vaata, minul on nüüd kujunenud aastatega nii
sügav fännklaab, et sinna sisse pressida on juba iseenesest meistriklass. Okei. Kui suur see klubi on? Jaa. Et mul on klubi niimoodi, et ega ma üle 12-14 inimese üldse korraga õppekogunemisele võtta ei saa. Meil on sellised 2 päeva tööd. Küpsetamist. Jah. Need tulevad alati erakordsed tooted, need on alati isikupärased ja alati uued. Nii et ma pean ära ka seda ütlema, et me rääkisime sellest eluaegsest õppest, eks ole, et just see, et ma nende imeliste inimestega tegelen aastaid, pikki aastaid, korrast korda, see tähendab seda, et ma ju toon alati lavale uued retseptid, uued maitsed, aga mis see minu jaoks tähendab? Ma pean kogu aeg õppima, ma pean kogu aeg ennast täiendama ja ma tahan alati nende jaoks uus olla ja ma pean neist ülimalt lugu, ma tõesti kummardan teie ees. Aitäh! Jaa. Ma saan aru, et ei saa tulla enam sinu juurde õppima, aga kui te seal olete 12 või 14 ja 2 päeva vaaritate, siis ma saan aru, päris palju tooteid sünnib. Et kas teil on vaja kedagi, kes tuleks lihtsalt sööma neid? Proovima. Te ei söö ju ise kõike ära. Kõik sööme ära. Okei. Ei, vaata kui palju eisid on järjest. On, aga nüüd ma saan ühe jaa ka kätte. Sa ütled, et iga kord sa pead nagu ise ka justkui pükstest välja kargama, et midagi uut ja uut teha. Kus siis tulevad need uued mõtted, uued ideed, uued britakoogid, uued Napoleonid? Minu jaoks on inimesed alati inspiratsiooni kõige suuremaks allikaks. Jah, ma palju reisin, jah, ma palju õpin. Ma arvan, et oma elus ma olen, nüüd see koroona asi tuli vahele, eks ole, lasta olla see sinna, eks ole, aga ütleme, pikkade aastate jooksul ma olen tegelikult, ma arvan, ma tunnen kõiki isiklikult, kondiitri ja desserdi maailma meistreid. Ma tunnen neid isiklikult, nad on mu sõbralistis, ma olen nendega koos pilti teinud, ma olen nende käest diplomeid saanud. Ja nii sa tegelikult oled siis Eesti meister tegelikult. Me võime ju nii öelda, et sa käidki siis maailmas ja tood meile maailma koju kätte. Jah, täpselt nii on. Ja, aga ikkagi mina olen kuulnud sinu suust ka seda, et sa ikkagi saad ka kosmosest mõtteid. Ikka, ja no kus sa jumal hoidku, lebad Itaalias kuskil Munga kloostri ääres, vaatad 150-aastasele, ütleme siis veini istandusele, Viinamarja istandusele otsa, mille kõrval on lavendliväli. See ongi ju kosmos. Ei on, sellega ma olen nõus. Ja kui sa seal, ma mäletan seda nii hästi, kui ma 39-kraadilise palavikuga seal lebasin selle lavendlivälja ääres, no siis sa lähed natukene nagu segaseks ja natukene läheb peas segaseks ja siis on mingisest teisest dimensioonis. Ja siis, kui ma tulin Eestisse, siis sündis selle aasta Eesti kõige parem kondiitritoode ehk siis lavendli kreem brûlée, mida ma ei ole siiamaani suutnud oma loomingus ületada. See on sinu tippude tipp, wow. Igaks juhuks ütlen mitte, et ma oleks mingi tohutu müügimees, aga lavendli crème brûlée saab ikka täna osta. Saab küll. On, okei. Ja jaeketis ka on olemas. Ja kui sealt ei leia, siis Gustav E-poest. See on minu jaoks üks selline tippude tipp. Ma arvan küll. Nii, nüüd ma lähen järgmise küsimuse juurde. Sa väga ilusti ütlesid, inimesed inspireerivad. Sul on täna saali täis siin fänne, sõpru. Mis siit sellest saali portsust võiks nüüd sündida? Mulle meeldib sõna tegelikult Eesti. Ja
et ma olen seda Eesti nime muidugi ka oma varasemas loomingus tihti kasutanud. Maarjamaa tort sündis puhtalt Kersti Kaljulaidi kollasest mantlist. Puhtalt sündis sellest, kui ta selle meie aastapäeva paraadi ajal meeste ette sammus oma kollases mantlis, siis pärast seda oli mul väga kerge teha tort Maarjamaa ja selle põhivärviks oli siis põletatud kollane värv. Ja vot siin selles saalis on inimesed, kes tegelikult armastavad meid, armastavad Eesti toitu, armastavad iseennast selle toidu sees. Kuradi ägedad inimesed ikka. Midagi ägedat on tulemas. Et mina näen meie järgmisi, võib-olla isegi 2-3 uut toodet, et kindlasti see on midagi väga seotud Eesti maaga. See tähendab, et teil kõigil tasub hoida silm peal õie tegemistel ja sortimendil, et siit on tulemas ja võib-olla hiljem kunagi söötegi mingit kooki ja tunnete ise ennast seal ära. See ei saa mitte olla Itaalia, see saab olla Eesti ainult. Tahtsime täna sinuga rääkida ja meenutada tegelikult ka ise, et kus siis Gustav üldse alguse sai ja kus meie tuttavaks saime. Mina isiklikult tunnen õie, et ma olin 18 olin ma. No palju sa nüüd oled? No 43 vist. Ära sa kurat räägi. Peale 40, ma ütlen peale 40 hakkab jube sassi minema kogu süsteem. Ei, no selge see ja natukene väikene varjuteater ka hakkab peale ju. Aga ma mäletan seda, et ma olin õppinud kokaks, ma olin selle nii-öelda siis kutsetunnistuse saanud kätte, siis ma olin liikunud, Püssiroo kelder oli mul üks esimesi selliseid tõsiseid töökohti, kus päriselt sai palka, kus ei pidanud ise liha koju tassima. Siis järgmiseks kohaks, kus veel kord palka maksti, oli Vilde ja ma mäletan, et Õie, sina olid see naisterahvas, kes ei töötanud Vildes, aga Õie käis Vildes tegemas aastas 2 korda, tuli sinna ja siis tegi magustoite lihtsalt. Ei, mind telliti magusa menüü koostajaks, tegijaks Vildesse. Ja see jäi mulle nagu meelde ja ega me nägime, ma arvan, paari päeva peale võib-olla mõned tunnid, aga mulle jäi meelde Õie käekiri. Ma olin 18. Siis ma liikusin vahepeal edasi, käisin isegi aasta Tallinnas ära ja siis, kui ma avasin oma esimese kohviku Café Truffé, siis ma ei osanud süüa üldse teha. Aga kohvikut ikka tahtsin avada ja magustoitudest ma ei teadnud absoluutselt mitte midagi ja siis mulle meenus Õie Britson, et käis üks naisterahvas, ega mulle ei olnud su nimigi isegi meeles arvatavasti, aga ma mäletan, et Vildes ta oli, siis ma helistasin sinna juhatajale, ajasin välja Õie kontaktid ja helistasin lihtsalt Õiele ja ütlesin, tere, et mina olen see noormees sealt Vildest, mäletad, ma olin seal praktikal, no vaevalt sa mäletas. Ei mäletan. Muidugi ei mäletan. Aga ma ütlesin, et ma ei tea, aga miks sa siis üldse tulid? Ühesõnaga 22-aastane poiss avas siis restorani ja ta ka ei osanud magustoite teha. Ma ütlesin, et äkki tuled siis mulle ka neid magustoite tegema. Ja ma mäletan seda, et me tegime ainult 1 päev. Sa jõudsid vast siuke lõunapaiku kohale ja öösel kell 2 me lõpetasime ja 5 torti meil või 5 magustoitu. No enamus olid ikkagi koogilised tordid, ikka tordid ja üks nendest siis Truffé lõpetas oma tegevuse nüüd siis täpselt 20. juubelil. 20 aastat me ei muutnud seda retsepti, see oli kogu aeg üks, oli 3 šokolaadi marmorkook, mis on ka Õie Britsoni sulest tulnud ja päris pikalt sõitis seal. Väga hea. Muljetavaldav. On jah, kurat oleks pidanud seda kooki täna pakkuma ju. Tegelikult. Muljetavaldav, aga ma arvan, et me ei jää täna ka oma desserdi pakkumisel alla sellele. Ei, kindlasti mitte. Et ma lihtsalt tahtsin siin ära rääkida, et meie dessert, võin ma öelda, eks ole? Sa võid rääkida desserdist. Et meie dessert on siis vaarika Pavlova, kus siis need komponendid olen ma ise kõik teinud oma käekestega. Ühesõnaga vaarika Pavlova, mille vahel on siis vaarika kremee, väikese alkoholiga loomulikult. Minule meeldib dessertides kasutada üldse palju alkoholi. Kas ainult dessertides? Nii, mulle meeldib tõesti kasutada, sest et alkohol säilitab toiduaine põhimaitse. Ta ise lendub, aga tema põhimaitse jääb.
siis on mul limoncello cremee täpid seal, siis on mandliküpsised, pistaatsiat ja siis on brändi šokolaadi mousse ja vahrikatolm. See kõlab nagu 3 eraldi desserti ju. Jah, umbes nii ongi. Nii umbes on. Ja mul on imelised assistendid kaasas, kes selle kunsti teile varsti ka laua peale toovad. Ma võin öelda saladuskatte all, et mitte kunagi üheski köögikohinas ei ole nii tõsiselt keegi võtnud seda menüü ettevalmistamist ja üldse seda siia tulekut nii tõsiselt, et kõik tulevad ja teevad ära. Aga õie kutsus me eraldi välja. Me võtsime 2-tunnise koosoleku tegime, siis ma pidin kõik paberile kirja panema, kui ta nägi, et pastakas ei liigu, siis ta ütles, kurat, võta pastakas, pane kirja, sulle jää ju need asjad meelde. Ja siis, kui ta kirjeldas oma magustoitu, et seal on 3 asja ja siis hakkas rääkima veel küpsist, et ma ütlesin, et siin on juba 3 magustoitu, et miks ärme neid küpsiseid pane? Inimesed tahavad küpsiseid süüa. Me paneme küpsiseid ka. Ma ütlesin, et selge. Ja kui te kõik, kes olete menüüd lugenud, siis te saate juba aru, et see ei piirdu ka sellega, et see sõit veel jätkub. Aga tuleme nüüd tagasi, et sealt sai alguse meie tutvus ja kuna see esimene lend oli päris edukas, siis tuli minule pakkumine hakata tegema kohvikut Werner ja helistasin mis oli Varemetes? No see oli Varemetes, see oli, no ta oli jah, ta oli kinni. No ta oli unarusse jäetud. Ja õie jällegi, ma lihtsalt, ma ei tea, kus sinul ka see energia nagu tuleb, aga ja ma ei tea, kas sul on ka probleeme. Mina olen käinud teraapias sellega, et ma ei oska öelda ei. Aga mul on tunne, et õiel on täpselt samasugune haigus. Et kui ma helistan talle, kuule, Eesti kõige esimene kohvik on saada, kas teeme? Jah, teeme, ma tulen Tartusse, räägime siis, kui kokku saame. Kuula, kurat, natukene, mida ma just ütlesin. Ja ta teeb, jaa. Kas sina teadsid, kui sa tulid Werneri kohvikut tegema, et sa tuled Werneri kohvikut tegema või kuskil alateadvuses sa teadsid, et siit sünnib järgmine tehas? Ei. Mina nägin ära kohe suure pildi. No nii. Ei, no mis nokitsemine? Mis nokitsemine? Mis nokitsemine? Me nokitsesime seal 3-4 aastat niisama kergelt, aga see kõik oli sissejuhatus millegile väga suurele, võimsale, võib-olla minu elutööle. Ma arvan, et... Mitte võib olla. Jah, ma arvan, et Gustav on minu elutöö. See on suur asi. Ja et see Werneri elu seal all katakombides, eks ole. Katakombid, jah. Sina ei saanud ju päris püsti ju seal seista, eks ole. Ei saanud alguses mitte. Mina olin niisugune väikene, mina lasin seal laualt läbi, eks ole. Mul ei olnud 5 aastat üldse isegi mitte kabinetti, ma istusin jahukoti otsas. Et see oli millegi suure algus ja kosmos näitas selle tegelikult kätte, et siit nüüd sünnib Eestile midagi ainulaadset, midagi enneolematut, kordumatut ja me oleme selle ära teinud. Oleme tõesti. Jah. Sellega ma olen nõus. Ja ütleme, Werneri, kui me seal Werneris mõned aastad ära olime, siis me saime ka Eesti hõbelusika ehk siis parima Eesti kohviku tiitli. See oli ainult mõne aasta pärast, et siit juba edasi oli ainult edasi, et sellist võib-olla niisugust arenguhüpet ma isegi ei tea, kas mõnel kohvikul või tööstusel üldse näidata on, sest see oli arenguhüpe pärast hõbelusikat. Et kui nad nüüd siin, ma ju käin siin hõbelusika kaaladel niisama lihtsalt peibet mängimas, eks ole. Võib-olla seal autasusid vastu võtmas, aga ütleme siis sellist hõbelusika pidu ehk siis hüpet, seda elus ei saada rohkem, seda saadakse ainult üks kord elus, me oleme selle saanud. Mega. Ja. Mis sa pead oma elu selliseks siis kõige suuremaks teoks? On see mingi kindel nagu toode või ongi see näiteks see hõbelusikas, parima Eesti... Need on etapid. Need on etapid? Jah, Joel, sinul on ka ju, täpselt samamoodi. Need on
etapid elus, sa ei saa öelda, et see on nüüd see. No ei ole ju, ma ju ei tea. Noh, teeme veel väikse saladuse katte, eks ole. Et no kust kuradist ma teadsin, seda ma vannun palju, eks ole. Et kust kuradist ma seda teadsin, et ma 65-selt lähen tegema Eesti ühte populaarsemat meelelahutussaadet. Kust kurat ma seda teadsin? 65-selt. Tehke järgi, kurat. On ju? Et ma ju ei tea, mis mind pärast 70-ndat ootab. Aga kust ma seda tean? See tähendab seda, et selle inimesel ongi, need on etapid. Need on hõbelusikas oli kindlasti üks etapp. Teine etapp oli meie surematu Gustav, eks ole. Järgmine etapp on meelelahutusmaailm. Nüüd on uus unistus on mul. Ma tahan hirmsasti saada veini eksperdiks. Kes kurat seda veel ette võtab, eks ole? Aga miks mitte? Miks mitte, eks ole? Ma olen kuidagi ääretult tänulik, et mul tervis on vastu pidanud. Ma olen ise selleks muidugi ka ise väga palju kaasa aidanud. Mul on nii ääretult ägedad tööandjad olnud. Mul on ägedad sõbrad olnud, kes mind on eluaeg saatnud ja iga aastaga tuleb mulle neid ääretult ägedaid sõpru juurde. Aitäh teile. See on vahva. Mis sa arvad, teeks vahepeal väikse magustoidu? Desserdivooru. Teeme desserdivooru. Ja siis tahaks tegelikult pärast rääkida ka sellest, kas midagi on sul elus persega läinud. See on põnev koht. Ja, aga teeme praegu väikse pausi. Aitäh. Ma olen umbes 6 köögikohinalt läinud niimoodi ära, see on 7, ma tuletan meelde, et ma ei ole süüa saanud. Ja tihti peale tuleb minna koju ja siis vaadata, siis on kellaaeg ka täpselt selline, et nagu tahaks, eks ju midagi. Ja ega tavaliselt ongi. Aga täna ei jätnud vahele ma ei saa öelda, et ma sõin praadi. Lihtsalt mõned pardirinnad olid üle, ma võtsin selle terve rinna, kastsin sinna kastmesse ja läks ta otse suhu. Kahvlit nuga kasutamata ja oli väga hea. Ma loodan, et teile ka meeldis. Teil oli ta seda korda maitsvam kindlasti, et te saite kahvlit nuga kasutada. Ja mis seal salata? Natukene jäi ikkagi ka magustoitu üle ja sain ka seda proovida, et tõesti oli hea. See šokolaadimuus, mõnus, nagu siuke meenutas jäätist. Ja oligi ette nähtud nii? Oligi, väga hea. Siis mulle meeldis see limoncello väike keel, väga kihvt asi. Ja siis, kuna vist Brits Kott lasti tühjaks, seda vaarikakastet oli eriti palju, siis see oli mega. Aga igal juhul tagasi me oleme, Õie, ja sa oled rääkinud väga ilusasti siiamaani, kuidas kõik on olnud nii ilus ja seksikas ja vinged autod ja värgid ja kõik see. No ole nüüd aus, kas midagi on ikkagi vahepeal untsu ka läinud? Kui ma selle ühe loo ära räägin, siis ma arvan, et teist ja kolmandat pole vaja. No, meie otsustame seda. Ma pean nüüd siukse loo, tähendab, ma ei oodanud tegelikult seda. Ma siiski, kui me täna oleme siin nii palju saladusi välja kiskunud, et ma räägin ühe loo, mis on õudne lugu. Mulle juba meeldib, Juba meeldib. No muidugi, ma olen õudselt inimeste lugu. Aga kõige hullem on see, et sina seda tegelikult kuulda ei tohiks. Seda ei tohiks kuulda ka Siim. Nii, ma ei tea, mida te teete, lähete suitsu nurka või välja majast. Joel ja Siim on minu tööandjad. Et siis sihukest lugu tegelikult ei tohiks juhtuda. Ja see on tegelikult juhtunud. Kurat oskab kruvida, eks ju? Nagu läheb ja. Ai, Jeesus, issand, see on nii õudne lugu. Kurat, lugu on olemas ka või ta lihtsalt sisse juhatus? Siim, mine ära välja. Ütleb veel kord, seda tegelikult ei oleks tohtinud ju. No, võtan igaks juhuks lonksu veed. Ma võtan ka. Aga siin on üks tunnistaja veel siin saalis. Ahaa, kaassüüdlane.
ma ei tea, kas ta on kaassüüdlane. See juhtus mõned aastad tagasi. Õudne lugu. See on nii hea lugu juba, mulle nii meeldib. Kurat, noored inimesed, ärge tellige mu käest pulmatorti. Telliti pulmatort, fotograafid, pruut kõige kaunimas kleidis, mees kõige kaunimas vrakis, 100 inimest, orkester ja oodati tähetunniks torti. See tähendab 11:30 oodati torti, et pärast seda visata lillevärg üle selja järgmisele noorbaarile. Aga torti ei tulnudki, sest torti polnud. Nii, Siim, sa ei kuule seda. Seda torti ei tulnudki. Tegemist oli jaanipäevaga, mina olin kuskil, kurat teab kus, ma olin kuskil vagude vahel, jaanipäev, ise ka juba natukene sellega, eks ole, tegelesin. Nii, õhtul kell oli 11:30, no mõelge ise, eks ole, jaanipäev. Nii, palju siis üldse veel normaalseid inimesi oli? No ei, ma lollakal astmel võtsin, miks ma võtsin selle telefoni vastu üldse? Ma võtsin öösel vastu mingi võõra telefoni ja öeldi, kus on tort? Ei no kus on tort? See mis tort? Sõimasid vastu. Ja mina hakkasin kohe sõimama. No kus ma, ei no kuule inimesed, mõelge natukene ja öösel keegi helistab, kus on tort? Ma ütlesin, et kas te numbriga olete eksid või mis asi, kõigepealt ma lõin selle telefoni kinni, helistas uuesti, helistas 3. korda, aga mul on 100 inimest, me ootame torti. Nii. Aga mis te teete? Mõelge natukene ise. Te olete selle firma peakondiiter, teilt on tellitud tort 15 kilo, 5-korruseline, noorbar ootab, imeline noorbar, kõik fotograafid, kõik ootavad, tort ei ole ja ei tulnudki torti. Nii. Ma küsin vahele, mis linnas see toimus, see pulm ise? Kertu, kus see oli? Võrumaa metsade vahel, ühesõnaga kuskil, ühesõnaga seal kuskil metsade vahel hullumajas. Nii, ja mina olin Tallinnas kuskil vagude vahel. Ja siis ma jäin mõtlema, et kas ma üldse tean sellest tordist midagi, ei teadnud, ei mäletanud. Helistasin siis kuskile, ma ei tea kellele, ma helistasin öösel. Nii, ja siis öeldi, et jah, aga meil on homseks see tort vist, meil on ta ära valatud, meil on ta vormides ja homme hakkame kaunistama ja kõik nii. Ei, see tort läheb kohe ja see tort peab juba olema 2 tundi tagasi juba laua peal ja kõik peavad ümber tordi olema rõõmsad ja õnnelikud ja ootama oma järgmist elulugu. Nii, kõik see olemata. Võtsin noorbari uuesti tagasi, mõtlesin, et suudelge nii kaua, kui surnuks ennast suudlete, igal juhul seda torti ei tule. Nii, ja ma... Super reklaam, ma mõtlen, kas me selle paneme sisse või? Ei julgegi panna, ma räägingi, Siim, mine välja. Ja lõpptulemus oli siis see, ma ei hakka veel lõpptulemusest rääkima, ma lihtsalt räägin sellest, et ma leppisin selle imelise noorbaariga kokku, et tort tuleb järgmine päev, no saate aru, tort õljus veel, ta oli kuskil külmkapis veel. Nii, ja et tort tuleb järgmine päev kella 12-ks. Nii, siis ütlesin noorbaarile, siis ma võtsin kõik selle enda peale, kuigi ma ei teadnud sellest midagi, ilmselt ma olin ka puhkusel vist. Nii et kui järgmine päev kella 12, Kert oli 12-ks jõudis kohale, jah? Ja jõudis küll paaritunnise hilim, kuskil kella 8 jõudis kohale. No ei leitud seda kohta üles, see oli tõesti kuskil kuradi karupersest. Nii, ühesõnaga, see tort jõudis sinna kohale kuskil kella 2, küla pealt aeti siis veel kained inimesed kokku, kes kuskil midagi saadi, et saada teha tordiga pilti. No ikka, see on täna poppu. Tordi lahti lõikamist oli vaja teha. Pruut oli muidugi loomulikult juba oma õnneliku kätte saanud, tollega ei olnud enam midagi, tollega oli kõik hästi. Nii, ja sellele järgnes tead mis või? Nii. Kuidas see Kertu tegelikult oli? See oli tegelikult nii... Kertu, see oli sinu pulm, jah? Jah,
tegelikult oli nii, et ma väga palusin Kertut tulla endale appi, et me lähme ja heastame selle teist korda. See tort muidugi läks, kus ta läks, eks ole, kõik olid õnnelikud, kõik tantsisid, suudlesid ja elu läks edasi. Ja siis tuli sügis ja ma uurisin järgi tagalaid pidi, et nende poeg, kelle nimi on Gustav. Nõrga G-ga, täpselt nagu meie Gustav. Poiss sai oktoobrikuus aastaseks. Ma võtsin ennast väga kokku, ma väga tahtsin seda teha. Ma tegin ühe suure 5-kilolise tordi, ise tegin, võtsin lapsele ka magusat veel kaasa, võtsin ka mänguasju kaasa ja me sõitsime Kertuga üle 200 kilomeetri sinna kuradi karu, sinna metsade vahele, me õudselt seiklesime, seda kodu üles leiaksime. See oli tegelikult tuttuus maja, see noorpaar oli hakanud endale maja ehitama. Kas te teate, millist pilti ma nägin või? See oli hästi kihvt noorpaar. Neil oli pisar silmas, et ma isiklikult läksin sinna väga kaugele Eesti viimasesse tippu kohale. Kertuga läksime, meil olid kõik kingitused kaasas. Meil oli hea jutt kaasas, me olime ise olemas, me olime koha peal. Ja siis see noorpaar ütles, et mitte ükski tort ei saa rikkuda pulma, kui see noorpaar armastab teineteist ja nad on olemas kohal. Ja see, et seda torti ei olnud, see muutis selle pulma veel eriti ägedaks. See jäi meelde kõigile, kogu pulma rahvale, see jäi mulle meelde ja nüüd aastaid hiljem ma ikka meenutan seda, millised vanemad sellel Gustavil on. Aitäh! Annan 3 inimesele võimaluse küsida õielt üks küsimus. Nii et kes tahab, käsi püsti ja esimene käsi on. Mis su lemmiktoit oli lapsepõlves? Ma tahan ausalt, ma ei mäleta seda, sest et mul oli ka üsna niisugune raske lapsepõlv ja mul isa suri väga varakult, Siberi mees. Aga ma tean ka seda, ma mäletan seda, et ma ei olnud kunagi näljas. Meil oli laud väga hästi alati kaetud ja ma ütlen teile ausalt ära, te täna saite ühe minu lemmiktoidu. See on siis odra jahukarask. See oli küll. Seda ema tegi ikka oma sahjus. Meil oli puuküttekahi ja magustoiduks tegelikult oli odra jahukarask, kuhu peal täna te saite seda soolasena, aga meil oli ta magus ja peal oli siis hästi palju suhkrut. Lapsed tahtsid hirmsasti suhkrut ja võt see on mul nagu lapsepõlvest meelde jäänud piimasupi kõrvale. Väga hea. Nii, Tea, sina vist, jah? Õie, mis saab olema sinu 8. tipplos? Ilmselt ma juba tean seda. Kas me saame ka teada? Ma arvan küll, jah. Mul on selline tunne, et mul on neid vist isegi rohkem kui 7, aga ma siiski arvan, et jah, mulle meeldib väga veinimaailm. Ja, et ma ilmselt ma olen ka selle inimese leidnud ilmselt, kes mulle ka seda veinimaailma hakkab väga lähedalt tutvustama, et õigeid veine õige toidu kõrvale pakkuda ja ma arvan, et sellega ma täidan oma järgmise unistuse. Ehk siis sommelier paberid? Ma ei taha päris sommelier, see on liiga pikk, ma olen ka seda uurid. Lihtsalt veinisõber? Ma arvan, et mingi veini eksperdiks ma ikkagi, jah, ma võtan ette mõned aastad ja las ma siis käin seda ja uurin seda ja näiteks Siim on seda palju õppinud ja mulle meeldis see, kuidas Siim meile omal ajal tutvustas seda veinimaailma ja mulle meeldis, kuidas ta neid oma sõnu väänas seal ja mulle meeldisid need sõnad ja ma tahan ka seda teha. See oli juba niimoodi, et jah.
ja väga hea küsimus ja. Aga ma arvan, et kõik tahavad natukene ikkagi teada sinu viimaste tegemiste kohta ka. Äkki sa võid rääkida natukene, mul on endal üks küsimus. No aga räägi siis ära, kes võidab viimase MasterChefi? See jääb nüüd ausalt meie vahele. Jah, et kui pere sees me nüüd niimoodi omavahel, niisugune kerges väikses siukses õlg-kõla kõrval, siis ütlen ilusti ära, et võin puhta südamega öelda teile praegu, võidab absoluutselt parim. Eesti kõige parem kokk võidab selle. Vahva. Pavel. Ei tea. Mina ei väänanud sõnu. Pavel on jah, võib-olla, Pavel Gurjanov on võib-olla jah, Eesti meie praegu ikkagi kokkade isa. On. Et sina oled ka ilmselt temast palju saanud ja vähemalt tema mõtteidki lugenud, eks ole. Aga Pavel on jah käinud, ütleme, läbi selle gastronoomia teekonna võib-olla kõige high levelimad kohad, et ta on tegelikult 5 korda esindanud Eestit maailma gastronoomia võistluseks Pohkustooril, et ta on tegelikult, ta on ka hingelt võistleja ja võitja. No võt, saimegi vastuse kätte. Ja. Aga teeme õiele suure aplausi. See oli... Ma usun, et iga üks kuulis õie kohta midagi uut kindlasti. Ja see oli väga vahva ja väga maitsev õhtusöök, ma loodan. Aga minu poolt on teile ka siis niisugune jõululik ehk siis väga gurmeelik väike üllatus lõpuks. See on väga minulik. Ma olen pannud kokku ühe niisuguse kommi, mida ma olen viimasel ajal nagu eelistanud magusas ehk siis pistaatsiat, piimasokolaadi, natuke alkoholi, natuke ka taifit, natuke tumedat šokolaadi, natuke kulda, natuke marja ja nendest maitsekombinatsioonidest olen ma siis pannud teile kokku ühe trühvli, igal juhul head maiustamist. Ma tänan teid kõiki südamest, et tegelikult ka, et te tulite meid Joeliga siia niimoodi toetama. See on väga tähtis, et me teame, kus me oleme, mida me teeme, kuhu me minna tahame, millised on meie tuleviku unistused ja ärge iial öelge, et te olete liiga vana, et unistada. Ma olin 65, et hakata tegema hoopis teisi asju. Ma tänan teid väga, et te täna õhtul minuga koos seda õhtut veetsite. No nii õiekene. Kuule, see oli küll südamlik ja nii soe ja nii ilus vestlus. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Mul on sulle väike kingitus ka. Uued silikonvormid, võta Gemossist. Tule, lähme nüüd sisse tagasi. Silikonvormid. Noh, ikka.